Tere päevast, kallid fännisektori kuulajad, vaatajad, meie jälle teie ees oma 72. episoodiga. Käsitleme täna väga mitmeid huvitavaid teemasi. Vaatame üle, mis liigades toimus, mõtleme natuke meistrite liiga peale ja veel mõne huvitava või häiriva asja peale jalgpallis. Jalgpalli on nädalavahetusel palju olnud, Kermo. On. Ja kuna me oleme viimasel ajal teinud seda oma top 3 momenti, siis ma kohe alustan, et mis olid need top 3 üllatust viimase nädala jooksul. Alustan. Siis number 1, et mitte ainult Bayern ei kaotanud Saksamaal, vaid samal ajal kaotasid Leverkusen ja Dortmund. Dortmund isegi polnud üllatus, aga Leverkusen ja Bayern kaotasid samal ajal, see oli minule väike üllatus. Minu jaoks oli üllatus see, kuidas Atalanta rahmeldas Juventusega. Juventus ei saanud, ei osanud, ei tahtnud mitte midagi positiivset seal Juventuse jaoks ei olnud. Ja kolmas üllatus minu jaoks oli siis nii-öelda Arsenali paisu tagant valla pääsenud väravad PSV vastu. Nii midagi. Et Arsenal oli palju. Okay. Need olid minu jaoks top 3. Kusjuures Atalanta Juventus mäng kindlasti läheb ka mul sisse. Juventus Atalanta, Juventus oli kodus. Täielik šokk. Või siis Jean-Pierre Gasperini mängis Thiago üle. Atalanta oli täiesti üle. Ja sellest mängust küll me võime rääkida. Siis number 2 ma võtaks selle meie järgi eilse siis Arsenal Man United, kus mul on üllatuseks, et eilse koha meeskond mängib ta oli 14-ndaga. Sa lööd 1-1 viigi värava, siis sa lähed tšušitad. No ma ei tea, Declan Rice, sul oli vaja võitu. Nii, ja siis kolmandaks oli üllatus ka Arsenal taaskord, et see 7-1 PSV-le ma teistega seal kolleegidega ütlesin nii palju öelda, et ma arvan, et täna PSV võib võita küll. Ja pärast vaatad mänguskoori 7-1 Arsenali, et Johan või keegi kuskil ütles ka, et Arsenal lõi oma selle vahe värad juba kõik ette ära vist, aga päris korralik tuleshow järelikult. Ja no võt, sellised siis meie top 3. Kermo, mis asi on Epic Reede? Epic Reede on väga lihtne asi. Reedel, nagu juba lause sees käis, teed Epic-Betis 20 eurot sisse ja saad 30 eurot veel juurde ja siis on võimalik taaskord rahamängisid liigutama hakata. Jah, nii et kui panustate, kasutage Epic-Beti. Epic-Betil on huvitavaid pakkumisi ja neid tuleb ka juurde. Kõik ei saa teile veel avaldada. Aga meie liigume siit edasi siis jalgpalli juurde ja jääme Hispaaniasse, kus siis kõigepealt Barcelona mängi ära. Üks nende siis nii-öelda staffi liige, Arst, siis suri, lahkus ootamatult ja siis mängi lükati edasi. Et meeskond ja ka nagu see kogu tiim siis nagu palusid seda ja ma arvan, et see oli mõistlik lükke liiga poolt. Kindlasti, aga minu jaoks tuli natukene veidele see, et see juhtus vaid veerand tundi enne kohtumise algust, mis on nagu, et kas seda ei olnud varem teada või siis selle käis arutlemine, et see kõik teada nüüd oli ikkagi väga hilja. Aga igatahes väga mõistlik otsus edasi lükata, et see on tõesti väga tragöödiline ja šokeeriv oli see kindlasti mängijate jaoks, et väga asi. Ja samal ajal, kui siis Barcelona ei mänginud, siis Real Madrid sai võidu. Mitte kerge võidu. No ei olnud üldse kerge võidu. Aga võidu. Et läksid esimesel poolel 2-0 juhtima. Poole lõpus pani Pedro Diaz päris värava. Pani vastu, jah. Kus väratehnoloogiat Hispaanias ei ole. Ja kellal ju teadeti tund tänav oli. Siis vaadab pärast saatus üle, et no, ma arvan, et selgelt, et värav oli. Aga ma korraks mõtlesin, kas saab seal Luunini süüdistada, aga nagu pigem ei saa. Korras liiter oli ikka. Ja jätkuolukorras Luunin oli juba mängus ja nagu lahetud olukord ära. Aga ei olnud seda nii-öelda liikuvust Reali mängul. No fännid ju vilistasid tegelikult välja. Isegi mängu lõpus ju Reali, et teine poolega oli ikka väga kohutav, kes üldse raami ei löödud kivist.
keda kõige rohkem esile tooks võib-olla Tšemeni, kes sai oma õigel naturaalsel positsioonil mängida ja seal ta mängib nagu kulda, et seal meid saab hästi hakkama. Aga muidu oli Real üsna mäletada teine poolega. Mõtlen, mitu aastat nüüd Tšemeni on Real Madridis mänginud. Et ma hakkan mõtlema, et huvitav, kas ta rohkem mängib keskkaitses või keskpoolikus. Mul on siuke tunne, et võib-olla isegi keskkaitses. See tunnetuslikult nagu. Aga jah, Reali väravad, Mbappé oma eriti meisterlik, et sai seal imelikust põrkest, pall põrkest oli sinna kuidagi paremale ja nagu väga kindlalt taha nurka, nagu ilusti taha nurka lahendatud. Mõlemad väravad olid nagu mingis mõttes sarnased. Aga see, kuidas Vinicius oma sisse läks, oli ikkagi natuke nii-öelda nagu kui Vinicius värav lööb, see peab natuke õnnelik olema nagu, et algus tegi väga ja korralik samba koolitus käis seal. Aga löök ise oli jäsuke väike rikošett ja väravahti poes ära ja just on keskel, et aga... No see on siis ei ole. Samal ajal mängisid ka mitte samal ajal, vaid enne mängisid 12 Madridi tubi, kus siis Tafe koolitas natuke atleetikot. Ja olge oma seda tegelikult nagu väga mingi koolitus ei olnud, see oli siuke elu õppetund. See oli, ma arvan, minu märtsikuiks lahedamad kommenteerimisi, et kui esimene pool seda kuidagi näha ei olnud, siis viimane veerandtund oli küll ikka väga vingandmine, et esiteks väga kurioosne penalti minu meelest atleetikule. Mina ei annaks selliseid penalteid, aga need anti. Seal see Alderete mängis käega, kuigi ta oleks kohe vastu väravahti põrjanud, aga see oli nagu enesekaitse. Ja ta läks lihtsalt pall vastu rusikat sealt läbi ja anti penalti, mis minu meelest oli väga veider. Penalti lõi söödalt ära, ja siis Korea võttis täieliku rumala punase kaardi. See oli ikka nii loll, ja Hispaanias on kõik sellised olukorrad see aasta punaseks ära antud minu meelest. Ja minu meelest tõi ka, et sa ei lähe palli mängima, sa lähed lihtsalt nagu täiesti hiljaks, sa lähed täiesti rõvedalt sisse ja ongi kõik punane kaart, nii. Ja siis läks mänguks, Jah, mister Amarabarretta või Arambari. Mingi paski nimi oli ühesõnaga. Täiesti veidrad. Esiteks see viigivärav, see sündis ka, selles kohe samast olukorras pall läks kasti. Ja siis ma ei tea, kuidas see pall talle ette jäi, aga ta oli ära. Ja siis 2-1 oli ka, et 6 kasti pealt tuli pomm. Ja siis Arambari pani oma jala vahele ja tuli teine ka veel otsa kohe. Täielik šokk, ma arvan, Simeone ja Atletico jaoks. Aga mängisid 2 tiimi, kes nagu mõlemad nii-öelda... Sarnast jalgpalli harrastavad. Ütleme, isegi nagu Atletico on isegi loovamaks läinud, avatumaks läinud. Ma veitsid neile nagu terasust ja kritt ära kaotanud. Aga Hetafe on just see nagu nii-öelda vana Atletico süke, et nagu vaat ei ole, mis seis jääb nagu, aga kui te siit ära lähete, siis teil on valus. Tükkidega. Jah, et... Vanem ja väikse venna heitlus oli. See oli väike vend peale mõeldaks. Et selles suhtes see oli põnev vaatamine ja kindlasti ka tore kommenteerimine. Ei, väga vahva oli ja lõpp oli eriti vahva siis. Atleetikaks muidugi see on väga halb ja nemad ikkagi lähevad pigem väga nagu kehva emotsiooni pealt sinna mängule. Aga samas see võib-olla just sütitab neid on ju rohkem. Sama võime rääkida ka Reali kohta, kes küll võitis on ju. Aga samas see mängupilt oli ju kõike muud kilus, et ma arvan, et kolmapäeva õhtu tuleb ikkagi vahva. Pühapäeva õhtul mängisid Real Sociedad Sevilla omavahel, kus siis Sevilla võttis nigeerlase ja nüüd ma võin nimega eksida, mis ta oli, Chinedu Ejukere või? Selle nimega võin eksida, aga mängis kunagi Oslo Valerengas, Norra liigas. Mina mäletan see sellest. Viia mängumees. Ja, see nigeerlane. Tema värast siis Sevilla võitsi 1-0. Real Sociedadi hooaega minu jaoks olnud pettumus. On nad vist mingi 11. No väga ebastabiilsed on olnud. Ja. Väga hea. Eile vaatake mängu ja see ei toimi. See vist ei toimi nagu. Et Sevilla oli seal veel posti ja üldiselt Sevilla oli nagu parem, aga Sevilla ei ole ka enam nagu see Sevilla, mis ta oli siin 7, 8, 10 aastat tagasi. Õnneks ei ole ka see Sevilla, kes oli 2 aastat tagasi näiteks. Et midagi on paremaks kõigi läinud lähemalt. See Sevilla on naasnud tabeli keskossa, mis on nende jaoks pluss. Ja sa saadis tabeli seespool ikkagi. Aga ega see siis nagu väga
oma nii-öelda peas ikka mõtled, et need klubid peaksid nagu eespool olema. Aga küsimus kui palju. Jah. Nii palju Hispaaniast. Oota, aga meie mees mängis ka. Miks te tahad rääkida halvadest uudistest inimestele? Kui olen midagi elus õppinud, inimesed ei taha rääkida halvadest asjadest. Tuleb meelde, et meie mees mängib. Seda Kermo läks praegu Ukrainasse ka, küsib inimest, aga mis tunne on? No, küsime, mis tunne on, et kui... Meie mees mängib Hispaania kõrligas. Mis tunne on, et jah, mul läks tegelikult meelest ära. Mitte see, et ta mängib selle, aga jah, saadi ketukas. Stajal jah, sai 2-1 Valencia võitis. Seal see Umar Sadik, see ründajad päris rõvedalt löömata. Lõpus lõik ühe ära ka ja Mamarashvili sai ka ikkagi korraliku plähmesega hakkama, et kui võrrelda kumb oli parem, kas Hein või Mamarashvili, siis Hein. Et kas Hein järgmine aeg Valencias? Miks ka mitte. Võtaks vastu 2 käega? Ja mina pushiks küll. Ja Hein võiks võtta 2 käega vastu küll. Aga enne Valencia ikka võiks püsima ka jääda. No aga kas sul on usku, et Valladolid jääb püsima? Ei, Valladolid püsima jää. Selle vist võime enam-vähem peaaegu välja öelda küll. Aga Valencia võiks jääda ju. Et see võit neil andis palju juurde ka. Suur klubi ka. Jah, et juhtkond ka võiks ju muutuda. Mõtle, kui oled ühel päeval meeskonnas, kus on Ronaldo Nazario kui president, siis järgmisel hetkel oled klubi juures, kus on presidendiks Cristiano Ronaldo. Et see oleks ka päris huvitav. Sina vist muuhti suudaks ka üritada. Aga naljakas, jah. Mul oleks huvitav lugu. Mul üks sõber õppis Hispaanias ja siis käis saatkonnas vastuvõtul. See on see jalgpallur, vaata, see Hein. Hein oli siis saatkonna vastuvõtul, see staar, nagu vaata, meil on oma kõrgliga jalgpallur. Ja siis mõtlesin, et kuule, et ainuke teine noor inimene, et läheks räägiks nagu vaata. Näeb juurde ja Sein on. Kalamaja kool, jah. Et olid kunagi kooli kaasad olnud. Nii et Heinal ikka mälu on. Nii et siuke tore seik Heina argipäeva elust Hispaanias. Näeb vanu koolivend igal pool saatkonnas, tänava peal. Käivad külas. Mina ka Kalamaja koolist, nii et Kalamaja kool üks eriline koht ikka. No jah. Kuigi ma ei tea, kas eriline on nüüd see nagu positiivne sõna või mitte. Kule, sa ei pea, ma arvan, et see on väga... Ma olen ikka täna hommikul väga terav. Aga selle teravusega läbi Inglismaale ja hakkame rappima Arsenali, kes viigistas siis 1-1 pühapäeva õhtul Manchester Unitediga ja mis siin ikka öelda, United minu meelest oli parem tiim väljakul. Need parem võimalused. Raia tassis. Tõsi, mitte küll enne seda 1-0. Aga räägi mulle see Declan Rice'i olukord ära. Mis tundeid see sinust tekitas? Okei. United fännid võivadki tasa olla. See ei ole okei. On küll. Sa lööd värava, sul on Liverpooliga vahe 15 punkti. Sinu jaoks, kes sa kogu aeg Cristiano Ronaldo vaatad, sa läheb praegu ikka tänaval ringi, Ronaldo paneb mingi kaamlikasvatajate vastu värava, sa oled niimoodi. Sa aru, see on nagu päris mäng. See on vihane, ajalooline mäng nagu. Et see, mida seal United fännid võib-olla karjus, võib-olla mitte nagu. Las ole tasa nagu vaata. Mis te ärplete, poiss, te olete 15. koha peal nagu vaata. Kes on 15. ja kes on 15 punktiga taga? Esikohast. Kas sa oleksid parem esikohast 15 punktiga taga või 15? Ei, kindlasti ma oleks... Et nagu, see on nagu... See on enese iroonia. Sul on vaja mäng võita. See on United, see on kehv United. Ma saan aru, et... No, tooming oli parem United. Aga United jah, oli parem, ma ei tea küll kuidas, aga... Tuleb välja, et United võib-olla kellegi saab. Aga nad on see oleks endast paremate tiimide vastu, nad ongi nagu nende suurte ajalooliste tiimide vastu parem, kellega on päriselt rivaalid Liverpool, Arsenal, City, nende vastu nad on ainsad normaalsed mängud teinud. Kõige ülejäänud vastu nad on lihtsalt nagu failinud. Okei. Et... Minu jaoks oli nagu veider, aga võib-olla on käi minu kiiks. Aga Raialt oli küll. Raia näitas, miks ta oli väravat. Arsenali meeskonna sügavus oli ikka päris kehv. Õuke. Et no Eeri oli, Ödegaard nagu, miks see PSV vastu ära toodud, kus sa nüüd olid, kui vaja leeni. Aga ja ikka tähenduslik ka, nii et tahad väravat, et sa tood sisse Kieran Tierney, mitte Raheem Sterling. Et
ma ise hooaja algul ennustasin, et Sterling on üks huvitavamaid signingud. Oli viimasel ajal küll, jah. See näitab, kui gambling meel ma tegelikult olen nagu, et ma nägin, et seal võib nagu mingi value olla, aga tundub, et see value on ainult Chelsea jooks, et keegi maksab palka. Minu lemmikhetk oli ka, kui Joel, kes kohtus kommenteeris, ütles Joshua Zirkzee kohta, et temu ründaja, et see oli ka päris järg, et Zirkzee tegelikult polegi minu meelest ründaja, et on selline vale 9 või ründaja alumine, aga see oli ka päris hea. Aga 1-1, no pigem aus tulemusest. Minu mõnest... United röviti, jah. Ma arvan, United oleks tagantjärgi nagu, et kuidas need punktid selle kaotasid. Et Arsenal nagu peab rahul olema 1 punktiga, et nad sellest välja tulid. Minu hinnangul. Vot. Aga toimus veel üks mäng, kus Nottingham Forest võitis 1-0 tabeli 5. koha klubi. Man City't. Ja värava lõi siis Hudson-Odoi. Gibbs White'i sellist sõidu. Et Lindbrid lähevad ilusti. Mulle see asi ei meeldi, sest et Inglismaa Fantasy's ma enne võtsin Foresti kaitsid välja nagu, et igaks juhuks, et äkki City hakkab tegema midagi ja need hoopis nullimäng. Aga ma ei tea, mis selle Guardiolale seal peas võib käia, aga samas pole ei tea, Forest on ju tipus ja samas väga aus on küsida, et tegelikult ma arvan, et ongi lihtsalt see nii-öelda läbipõlend. Et need tipud on läbipõlend, nad on nii palju lihtsalt mänginud. Ma siis mõtleks, et oleks üli äge mõelda, et Champions League oleks sama paar on Real Madrid, Nottingham Forest. Et jah, seal lihtsalt tuleb see mängu kogemus ja see värk on ju. Ja Rüdigeril oleks aga kui Inglismaal oleks seal oleks need mängud nagu nii-öelda Premier League'i nii-öelda selles valdkonnas toimuks. Ma arvan, ka Realil oleks päris raske selle Forestiga tegelikult. Ei Rüdiger pole kunagi nii tugeva ründaja vastu, kui Chris Wood mängib. Haaland on kogu aeg taskus, vaata, Chris Wood. See, kes on ikka nurgaline ründaja, vaata, kellel on ikka jõudu ka. Rüdiger ikka Chelsea veel kõik oli päris hea passi. No jaa, Chris Wood. Aga selles suhtes, et Nottinghami pärast on ainult hea meel. Ja muidugi, väga vahva. Ja Liverpool tuli raske seisust välja. No mitte raskes seisust, ütleme, aga ikkagi Southamptoni vastu jääd 1-0 taha. See värav, mis neile ka löödi, tegelikult oli ikka veits huumor. See Southamptoni üldse väga huvitavad mängud. Aga minu meelest mängu võtmetegelane Darwin Núñez. Mitte Mo Salah, jah. Jah. Tead, mis mulle veidi hakanud tüütama? Ja see Mo Salah lööb. Aga ta pole mul Fantasy's. Ei, ta on mul Fantasy's kapten ka. Ta lööb penaltist esiteks. Penalti muidugi sa pead sisse lööma, mina ju Penaldo fännina pean teadmisele. Siis teisena on ju veel see, et tema need söödud ei ole mingi väga nüüd siuke loov, et paneks. Ei, on neid, kus ta paneb mingi taavost suurepärase tseneluse. Aga mulle mäletab see, et ta mingi siblib seal, siis tuleb sööt välja kogemata, siis keegi lööb ära. Või siis selline siblib seal, siis tuleb palju enda netist likult tühja. Et kui ma võrdan hetkel Rafinha hooaega, Salahi hooaega, siis ta pole vabandust, minu eest Rafinha hooaega on palju vägevam ja ma annaks hetkel ise rohkem Ballon Rafinhale. Kuigi jah, Salah on ka ju väga head teinud ja need meeletud äravad, mis ta on löönud seal Premier League'is on ju. Aga kui ma hakkan vaatama neid ja analüüsi natkene, siis ma ei tea, minu meelest on suur vahe, mida teinud Rafinha Barsaga ja Salahiga. Või kuidas sul tundub nagu need Salahi, need mina hetkel annaks Ballon Salahile. Mehel on mingi 25 tänast jälle mingi 12 penaltist. Elutöö. Ei, ta ongi elu parim hooaeg käsil ja lihtsalt ma lihtsalt arvestan ka nagu konteksti, nii et Premier League'is nagu mees teeb rekordid, aga ta on nagu püsivalt hea olnud juba mitu aastat. Ja lõpuks ta peab selle nagu, oleks tore, kui ta lõpuks saab. Elutöö auhind. Ja suure Afrika kontingendi austajana ma annaks kindlasti sellega sinna selle pärast. Ei, lihtsalt see ongi vahepeal väga teist moodi vaatad. Salah on päris kehv on teile mäng. Siis ta tuleb jälle penalti ära.
fantasy punktidel olemas. Fantasy teda sa üldse jälgida. Ei okei, aga üleüldiselt mees veel ühe penalti, siis on jälle tuju hea. Ai, Salah on kunn. Siis tuleb jälle järgmine mäng, mitte midagi ta mängi tee. Täielik ebaõnnestumine. 2 penaltit jälle tegi. Et noh, ma ei tea Eestis leiame ka sellise venna, kes paneb penaltit. Ei leia. No ja enam Cole Palmer ka penaltit iga sisse. Aga mulle meeldib, kui viid jutu Darwin Nunezile, siis viiaks jutt kohe mujale. Ei no jaa, sest Darwin Nunes oli mängu muutja. Ei, Liverpooli ütlevad Mo Salah. Tema kaos, tema energia, tema kontrollimatus. Must hobune. Darwini musta on need küljed, mille pärast Darwinit vihkad, seekord töötas väga Liverpooli kasuks. Ja see on alati huvitav, nii et huvitav energiat, kas Darwinil on suvel minek Liverpoolist ära või mitte. Elame näeme, kas sa lased koos ära Darwin Nunese ja Mo Salah. Aga sa arvad, Salah läheb? Ma arvan, et Salah läheb. Ma arvan ka. Küsimus on lihtsalt, kas Araabiasse või PSG-sse? PSG-sse võtsid ju Kvaratskhelia sinna kohale. No pluss Dembele on väga hea. Ja Barcola. No kuule, aga no ikkagi. Mo Salah võimalik taas. Ei, muidugi. Ei no Barcelonasse saab ka ju minna. Ei, Rafinha. Rafinha rohkem keskel. Müüd Jamali maha, tood Salah asemele. Müüd Jamali maha. Ja lihtsalt mul pole nagu Salah ennast midagi, mul on, ma ju rääkisin. Afriklaste vastu? Ei, mul ei ole Afriklaste vastu midagi. Ma siis toojaks rääkisin ka, et ma arvan, et Liverpool ei ebaõnnestu, neil tuleb hea hooaeg. Ja neil on väga hea hooaeg kokku tulnud. Aga kui me läheme õige peaga Champions League kohtumise juurde, mis seal Mo Salah tegi siis? No aga sa ei saa ju vaadata mingi maailma pallur otsustavad mängud. Aga kui palju on Rafinha sitte mängunud see hooaeg? Sama palju? Ei, rahu. Ma Rafinha, ei, ma ei ole nõus sellega. Rafinha on ka täiesti anonüümsed mängud Barcelona. Ei, ma ei ole nõus sellega. Seal on ka vahel see. Sa ei pea nõus olema, lihtsalt ma teen tõde. Ja statistika valeti. Ei, küll me jõuame nende aga on me veel midagi Inglismaalt. Bournemouth viigistas Spursiga. Chelsea võitis 1-0. Ja seal Kukureia, kes seal... Kukureia. Aga Cole Palmer. Esimene penalt meil eksis. Seal just rääkis ka Mareska, et oli vist treeningud vahel, et oli vist haige olnud seal kõht lahti. Jah, lihtsalt nõrk. Ja siis... Aga tuli ikkagi, et soovis mängida ja aga näed eksis. Ja vedas tiimi alt. Tema on inimene. Aga liigume Premist edasi. Liiga kauaks kinni jäänud. Bundesliigas kaotasid. Millal see on juhtunud? Mina ei tea. Kas on üldse juhtunud? Ja mitte siis, kui sa ootad nagu ikkagi, et mõlemad võidaks. Siis, kui Epic võttis panused pandud, et Dortmund võidab, Leverkusen võidab ja Bayern võidab. Oota, aga veel juhtus ju ilge asi. Eelmine Dortmund võitis ju nädala sees, kes Lilli. Eelmine nädalavahetusel võitsid ka liigas. Ja see oli Dortmundi esimene 2 järjestikust võitu 2 aasta jooksul. Oota, mis asja? Ja. Et Dortmund pole 2 mängu järjest võitnud. Ja, või mingi poodest või mingi üle aasta ajana polnud 2 mängu järjest võitnud. Dortmund Borussia. Ma ei tea, kas sa tead, aga sotsiaalmeedias üks kutt teeb sellist väljakutset või challenge'it, kus ta ei lõika oma juuksed enne maha, kui Man United on võitud 5 mängu järjest. Siis tal on mingi 160 päev juba. Siis tuli kaotud, mängiti Nosferadiga viiki. Enne vist United mängu võitis. Here we go again. Ja ma ei tea, aga sel mehel läheb kui 5 mängu, aga Dortmundi 2. Tavatab väga seda pre-season tuuri. See ka võib-olla väga ei päästa välja. No jah. Aga Bayern kaotas siis Bochumile. Kas 3-2 või? 3-2. Leverkusen kaotas Werder Bremenile. Ja kellele Borussia kaotas, seda ma hetkel ei mäleta isegi. See Borussia 2 võit järjest, seda ma ei tea, kus oli kuskuda. Aga kes on tõusnud tabelis 4. positsioonile? RB Leipziga. Ei. Oli isegi 3. Ei, vist oli ikka 4. Top 4. Mainz. Mainz, jah. 44 punktiga. Kusjuures sellest oli ka mingi äge sotsiaalmeedia video jälle, kus Mainz ise tegi. Kus Bayern ja Bayern tantsivad seal ja siis Mainz näiteks ka, kus nad tulevad ka sinna poodiuvõidusse, et see on ka äge. Ja oli küll, jah. Aga kui tihe on tabel on see, et 10. koht, mis on Borussia Dortmund, on 9 punkti taga nagu ainult. Ja kui sa võtad, mis on jah, plus 9 punkti, noh, kui sa vaatad
Borussia vormi, siis see on ületamatu vahe, aga nagu, et tegelikult ikkagi jah. Paari voor küsimus. Et see voor võib olla kõige pettumust valmistav oligi see Bayerni kaotus. Sellepärast, et Bayern kaotas Bochumile, kes oli ikkagi St. Pauli otsene konkurent. Ja see ei ole väga tervitatav. Ja siis see oli Wolfsburg mängis eile Unioniga või? Union võttis ka 2-1 võiduna võõrsil, mis ei ole ka siis St. Paulile hea. Jah, St. Paulile hea. Tuleb ikkagi vaadata St. Pauli perspektiivist ja Karol Metsa perspektiivist. Aga Karol Metsa perspektiiv on hetkel milline? Jätkuvalt ei mängi. Võiks terveks saada. Varsti koondismängud ka. Aga pigem ma arvan, koondise juurde võiks terveks. Ei, ikka koondise kaptenit on vaja. Ei no on, aga ma arvan, et ei tule. Huvitav jah, kui halb tal siis on või oodataksegi, et oleks 100% mängu valmis, mis oleks mõistlik. Muidugi. Vanusega selline, kus ju ei tasu enam selliseid riske võtta. Mina võin juba rääkida, ma võin Karol Metsale rääkida, et kui ma nii noor olin. Okay. Aga see selleks. Selline siis Bundesliga. Serie A's toimusid kõvad mõtlemised. Kuidas see Prügiklubil läks? Prügiklubi võitis 2-1 Fiorentinat. Oli huvitav mäng ja saadi Raskoit hea sparr oli ja see oli Palladino, äkki on see Fiorentina treener. Nii. Mängis ju Conte käel, kui Conte oli Juventuse treener. See on päris hea Conte kõikide oma endiste poolealustaast nüüd siin. Jah, saanud, aga Fabregased Palladinod. Aga siis võttis Napoli see koduväljakul selle 2-1 võidu ära. Varajane mäng oli, mis hakkas 14.30. See on nõu. Ei, kui 16.00. Siis on nii varane. Aga ikka Ma ise olen teinud neid kell 9. See on varane. Aga nojah, minuks tundnud see kuidagi varajane. Sa ärksid lihtsalt kell 3:30 ja mäng hakkas kell 4. Ei ole hommiku nime. Aga jah, pole nagu midagi öelda, et Napoli vaikselt nagu rühib. Punkti sama palju kui Interil, kes võitis nädalavahetusel 3-2. Mõnete keda isegi, Jan Tempoli, Verona. No igatahes võitsid ja marsivad edasi. Ja. Aga nüüd põhimäng. Juventus oma kodus, kas seal oli niimoodi, et fännid ka vist ju läksid minema seal ja ikka täielik šokk? See oli, jah. See oli mitte Sambrota värav, vaid Sapacosta oli värav. Ja siis nagu see, kuidas vaatad, kuidas poolkaitseliini tuleb nagu, ja ta on nagu kaitse poolkaitseliini vahel, ja poolkaitseliini isegi liigutab, et lihtsalt vaatab, kuidas võetab palli ja sisse rabivad nagu mingit, nagu te ei saa, te võid, ei taha või nagu, mis värk on nagu? Seal oligi... Ei, aga kõige naljaka, ma enne mängu veel vaatasin, et peaks homses fännisektoris rääkima, et Juventus on päris hea, mingi 4 või 5 liiga võitu järjest. No täitsa hea ju nagu. Ilus hoog, vaatad, Ja nii ei saa rääkida. Siis tuleb siuke rahmakas. See sulle meeldis? Jah. Nautisin. Aga seal oli huvitav. Juve oli koos. Retegi. Seal oligi päris huvitav, et kas Motta on kaotanud riietusruumi, kas seal midagi muud on mäda, et need on väga huvitavad. Ei samas sa oled võitud eelnevalt, et mingi liigamängu terest. Kas sa nägid selle mängu, mis toimus? No ma nägin. Nad üritanud. Ma ei saanud aru. Atalanta juba 5 vaatast ära siis, Juventus ei mängi ka vähega jalgpalli. Ei, aga nagu Atalanta lihtsalt klassivahe või mis öelda selle kohta? Ja klassivahe, selles Itaalia meeskond üldse tänavusel vahel klassivahe. Kes saab PSV-lt, kes saab Klaap Bruchelt ja Feyenoordilt ja ma ei tea. Itaalia jalgpalli alla kõik. Aga siin on see huvitav asi, vaata ka mida Ivan mainis, et Itaalias on kaalutakse nii-öelda kihvafirmade taaslubamist, sellepärast, et rahasüstima, ja, et see ikkagi klubidele aitab tohutult kaasa ja Hollandis kaalutakse jälle keelamist. Mingi aeg ma mäletan, see oli täiesti ammu, aga Laasiot toetas, maratonbett toetas Laasiot, ma mäletan, plakatid olid ja möllu. Aga et jah, et nii-öelda raha paratamatult toob nagu kvaliteeti juurde ja eks Itaalias ole seda nii-öelda vaja. Raha pole ratta teerma. Nii ta paraku on igal pool. Aga läheme edasi meistrite liiga juurde. Ja no nii, otsustavad mängud. Kuidas sa eelmiste mängudega rahul olid?
Noh, mis siin ikka möödunust rääkida. Läheme ikka kohe. No, pull oli, ütleme, kõige suurem pettumus oli kindlasti Bayer Leverkusen. Bayern üllatas kõige rohkem, et Bayern oli nii hea. Benfica oli pettumus, eriti nagu peale Barsi et enamuses oled mängus, jah. Ja Liverpool PSG. Klassi vahe. PSG on teises puust ikka. Ei, mängiti üle lihtsalt. Nagu, see on nagu parem targalt seista, kui rolli teosta. Aga minu meelest seal vahe ongi see, nagu nii-öelda see Liverpool lihtsalt nagu kannatas. No, PSG tegi, mis tahtis, on ju, vaata. Aga siin on nagu närvikava ja nagu usk, me suudame selle ära võtta ka niimoodi nagu vaata. Minu meelest see tuligi lihtsalt välja, et Liverpool on nädalast saab kõva mänge rohkem kui PSG. Ma ei tea, kas peab nii detailidesse laskuma. Alice tegi oma elumängu, ta ütles ise ka seda. Tal oli 9 seivi seal või isegi rohkem, ma ei tea. Ta tegi oma elumängu, tassis rõvedalt, PSG ei lahendanud ära oma võimalusi. Nii see jalgpall käib lihtsalt, et ma nii detailidesse ei lasku, et üks mängib häid mänge, teine mitte. Paremaid, häid mängivad mõlemad. PSG lihtsalt, aga kas arvad, et Anfieldil PSG ei pruugi midagi teha? Tead, ma arvan, et... Ma arvan küll, et võib. Ma ei ütle, et see nüüd Anfield, ja ta on muidugi korralik kindlus ja nii edasi. Aga see mäng, mis toimus seal Pariisis, no kuule, see ei näidanud seda, et PSG nüüd ei pruugi Anfieldil midagi teha. Ma arvan, see mäng võtnud täpselt samasugune. PSG hakkab domineerima. Nad on ju taga rollis ka. Ei, no jaa, hakkavad domineerima. Selleks hetkeks, kui nad domineerimise lõpetavad, on 3 kaotuses. Ei, no seal on vaja 1-2 õnnestumist omale kohe alguses. Ja siis on kõik pea peal. No jaa, aga see on Anfield. Ei, PSG läheb edasi, jätkuvalt. Ma surun läbi selle ja... Surud läbi. Ja Dembele ja mehed hakkab ka nüüd suruma läbi selle. Dembeleelt väga hea partii muidu. Oli. Mo Salah, Ballon d'Or, täiesti kadunud. 0. Nuno Mendes. Taskus. Ei no, aga need on need mängud. Need on need mängud, kus sa pead tegema. Ei ole Southampton, ei ole Fulham, ei ole, ma ei tea, West Hamid. Need on need mängud, kus ma tahan näha. Salah võib-olla juba läbi kõratud. Suur mängukoormus asjad, vaata. Rafinha saab tiksuda sooja ilma käes, vaata, mängutempo on kuradi alla arvestust. Mängib mingi Hetafede, Rayo Vallecanode ja Valladolidide vastu kogu mängu lihtsalt tõkk, kõnnid teisi kohta, tõkk, tikki takas seal söödad, on ju, vaata. Aga kuradi premis paned intensiivselt edasi-tagasi nagu vaata. Okei, Salah ei pane väga palju edasi-tagasi, on ju. Aga ikkagi see mängu see on palju intensiivsus. Kõrvatab palju rohkem. Ütleme, tibusi loetakse ikka kevadel, nagu öeldakse. Kui Liverpool nüüd välja peaks langema, noh. Kas see on Salahi süü või? Ei, ma ütlen Salahi süü, aga siis on Tšau Ballon d'Or. Minu mõttes mitte. Vaatame. Ei, no okei, see Ballon d'Or ei peaks sinna nii palju nagu jääma. Sa tõid selle üles ja siis sa jääd sinna. Siis see ongi see, et Salahit nagu räägid, sest ta on maailma parim jalgpallur. Ma ei tea, noh. Ütleme, seda tiitlit ei anta ammugi maailma parimale jalgpallurile. See on ju ammu. Seda nagu ütles Philipp Lahm. Seda antakse palju äravõitlevale ründajale. Aga selles suhtes, et... Robert Lewandowski. Ei, eelmine aasta Rooderi sai ausalt, aga lähme nüüd meistrite liiga juurde tagasi. Nii, lähme meistrite liiga juurde tagasi. Et mina arvan, et Liverpool läheb edasi. Ma ütlen, eks sa muud oma arvamust? Või sa ütlesid enne ka? Ma ütlesin enne ka. Ei, ma ütlen PSG. Anfieldil nagu... Aga see, kuidas Harvey Elliot eelmine kord see ära pani, nagu vaata, et tuli sisse ja teise puutega, mis ta oli, aga nagu väga... Väga meisterik. No ma arvan, et Barcelona läheb edasi. See, et nad seal Paugu Barsi punasele kaardile vaatamata võidu võtsid. Benfical võib-olla nagu... Barça kodus ka, et ma ei näe ka. Äkki seal veel punase, loodame. Kindlasti äge mäng. Mis on huvitav, et Barça Benfica toimub ju kõige varasemal kellaajal ka. Et on teisipäeval kohe 3:08 hakkab mäng. Jah, et ma arvan, Barça läheb edasi. Dortmund, ma arvan, sai turvalise edu kätte. Dortmund läheb edasi. Ma olen üsna veendunud, et Arsenal läheb edasi. Aga ei imesta, kui läheb PSV? Ei, ma ei imesta PSV. Aga kui peaks... Okei, ärme lähe sinna. Arsenal läheb edasi. Arsenal läheb edasi. Siis läheb Perišist, lihtsalt ütleb niimoodi Arsenali. Ma latotan läbi. Ei juhtus. Nii. Madrid läheb edasi. Kumb? Ma tean,
Real Madrid. Et Atletico üles köetud. Real peal edasi. Ei no, saame... ma arvan, see tuleb väga hea mäng. See tuleb tuline ja rõve anda. Et seal on ikka nagu, seal on veel nagu mängu, see on, ütleme, kaks kõige põnevat mängu ongi see Real Atletico ja Liverpool PSG. Et see on nagu nii nagu, seal on asja nagu võimalik väga nagu lihtsam veel nagu muuta. Aga ma tõesti, ma olin nii veedud, et Leverkusen kotib seda Bayernit. Aga ma ei saa aru, kõik oli mööda seal nagu vaata. Seal oleks täiesti vastupidi. Mis jäigi lõpuks 3-0? 3-0. Samas. Ei. Ma ütlen ausalt, ma ei oleks üllatud, kui Leverpool poleks ise 3, aga ei tea. Ei. Viimist lahti veidi. Nii, Aston Villale vedasi on ju. Ja Milan Inter. Ja nüüd hakkad mõtlema, et mis on Villa šansid nagu asi üldse. Okei. Ei, see oleks põnev. Aga ma vaiksid juba järgmise teema. Marcus Rashford läks ära ja Asensio. Laenu poisid tooksid kõige suurema karika. Birmingham ei lõpuks pidu mitte kunagi. Birmingham City paneks üldse uksed kinni selle peale. Lõpetage ära see asine. See oli kas veerandfinaal võibki tulla Aston Villa versus Liverpool või PSG, et see on ka päris kommedia. See oleks pulje. Aga viimane asi, kuhu võib-olla tahaks jõuda, on vahepeal on FIFA järjekordselt üllatanud heade ideedega. Seal ei lõppe heade ideede genereerimine. Ehk siis maailmameistri võistlustel saab näha poole show'd, mis on vajalik kellele? Milleks? Stuudiot siis ei näegi. Põhiküsimus on. Aga nagu see ei ole üldse nagu jalgpallilomale. Ma ütlen, et ma ei kujuta seda ette. Ma saan aru, et see võib-olla inimestele, kes staadionil on. Aga kas on siis Ameerika televaataja köitmiseks? Ja võib-olla küll. No avatseremooniad me oleme ikka näinud, kui on MM-id, EM-id, Champions League finaalid. See on täitsa okei. Aga et sa hakkad poole show'd nagu seal Superbowli nüüd tehakse, et see ei käi väga meie spordile juurde. Tegelikult võiks teha niimoodi, et jalgpall ja 30 minutit vaata. Ja siis vahepeal inimestele snäkke müüa, mingi poole show'd teha nagu vaata. Ja siis iga kord, kui palju väljas võiks nagu aeg seisma minna. Ja tegelikult võiks teha niimoodi, kui sa väljaspool kasti lööd, siis see loeb nagu 2 väravat. Sul on võimalik need ideed. Ei, aga kui me vaatame, siis kõik need on ideed, mis on ju läbi käinud. On seda öelnud nii Gerard Piqué on foonid asjad. On inimesed öelnud, teeme väravaid suuremaks, kaotame sulu seisu ära. Et no, ma ütlen, kas me eelmine episood rääkis seda või? Aga ma vaatasin üks päev NBA-d. Nii. Ja ma mõtlesin, et nagu Jumal tänatud. Kuul pähene. Ega vaata Euroliigat. Ei, Euroliigat ma vaatan, see on põnev. Aga see paus ja jälle mingi show, teeme seda. Ma tahaks nagu seda mängu näha, mind ei huvita. Mingi ameeriklased tantsivad ja lehvitavad kaamerasse, mind ei kotisse, see ei ole minu jaoks oluline. Ja nagu ma ei taha, et jalgpalli muudetakse. Ja NBA hakka vaatama alles play-offides, põhiturniir on lahti. Ja, see on 82 mängu on mingid, lambi nülgimist nagu vaata. Kellele ja milleks? Rahvale. Ja mingid välja langemist ei ole ka. Mille nimel et mängid? Ei, me tangime see aasta nagu vaata. Kui ootame, äkki tuleb Craftis saame, kui paar head pikki. Selle San Antonio. Grey Popoisiga see on 10 aastat nii on juba, et tangivad. Ei, kunagi oli see 76ersiga nii. Ja sa oledki nagu, et mis on nagu, siis ongi see vaata, et kuidas... Täiesti okei. Kes Jermaine Defoe ütles, et millest nad Ameerika jalgpalli siis aru ei saa nagu vaata, ongi see, et nagu välja langemine, kui emotsionaalne selleks Inglismaal on nagu vaata, sul nagu, sa langed välja, see rahadest silma, sul võib-olla ongi klubi kogu eksistents läheb küsimärgi alla, mitte ei ole, et nüüd, aga kuule liigutame nüüd frantsiisi ära Portsmouthist Leedsi nagu vaata, paneme seal püsti. Et toimeloogikad on Ameerika spordis erinevad ja mida rohkem Ameerika spordi ärilisi toimeloogikaid ilmub Euroopasse, kus ta seguneb jalgpalliga ja jalgpall, mis ei ole mingi äriasi, jalgpall on kultuurne fenomen, siis see kahjustab jalgpalli ja selle vastu mina olen. Samas, kui poole mängul esineb või vahe mängul esineb Smiler, siis ma olen nõus, aga muidu mitte. Ma ei ole siis ka nõus.
mina olen. Vot, aga sellega võtame episoodi kokku. Ei poole showdele, jah, meistrite liigale ja jah, palju põnevatele jalgpallimängudele. Meie poolt tänaseks kõik. Tšau. Tšau.